Tere hommikust veel kõigile, hakkame pihta siis volikogu septembrikuu istungiga. Meil on kohal täna viisteist volinikku. 15 volinikku ja on puudub siis tähendab 6. Päevakord ja materjalid on volikogu liikmetele edastatud ja kas kellelgi on enne päevakorra juurde asumist küsimusi ja arupärimisi? Kas päevakorra osas enne hääletusele panekut on ettepanekuid? Mis asja? Päevakorra osas, nii Hardi? Jah, on ettepanek tõsta punkt 8 ja punkt 9 punktiks 1 ja 2. Kuna need on raskemad punktid ja kõik on vaja meie foorumi kohal ole. Äkki mõni tuleb juurde, siis vastupidi. Minu ikka muudame kohal. Juba päevakord valmis. Võib-olla tuleb juurde mõni, kas sa tead? Mis sellel siis viga? Minu pärast sellel pole kedagi teha. Selline ettepanek on. Kas on veel ettepanekuid päevakorra osas? Jah, on ikka, teeme järjekorras. Nagu on. No, siis me hääletame muudatusettepanekuid päevakorra osas, tõsta punktid 8 ja 9, siis punktideks 1 ja 2 ja siis läheb edasi nii, nagu päevakord on. Palun anda käega märku, kes on päevakorra muutmise poolt. Ei näe tohib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, kes on vastu? 1, 2, 3, 4. Kes on erapooletu? 1, 2, 3. Selge, siis meil päevakorda järjekord on muudetud. Siis alustame päevakorda punktiga Lääneranna valla 2025 aasta teine lisaeelarve. Ja seda kannab ette vallavanem Ingvar Saare. Lugupeetud volikogu liikmed, toome siis vallavalitsuse poole pealt teise lisaeelarve volikogusse. Need on siis summad, mille osas vallavalitsusel endal pädevust ümberkujundusi teha ei ole. Et me oleme siin korrigeerinud tegevusalade vahel vallavalitsuse korraldusega siis erinevaid kulude üleminekuid ja kuskil, kus on jäänud kulud tegemata, siis kahekohaliste artiklite ehk siis 50 personalikulud, 55 majanduskulud lõikes. Need kulud, see eelarve, mis me praegu volikogusse toome, on siis need tulude ülelaekumised, mis ei ole konkreetsete kuludega seotud, ja siis mõningatel puhtudel ka majanduskulude ülejääk või ülekulu, mida me palume siis katta volikogu poolelt. Kui nüüd ülevalt siit minema hakata, siis on elamumajanduses täiendavad tulud arvele võtta, et siin seda eelarve tabelit sellisel kujul lugedes, siis kui on tulukontod, siis plussiga on lisandumine, kulukontodel plussiga on siis vähenemine. Aga jah, esimene on siis üürihindasid oleme muutnud, et vanasti oli siin mõned 10 sendid, et me oleme tõstnud selle siis euro 1,5 või 2 olenevalt kinnisvara seisukorrast ja sellest tulenevalt siis aastas 15 000 juurde, mille volikogu saab täiendava tuluna arvesse võtta. Siin järgmine tegevusala hulkuvad loomad, seal pollile toetus, see korrigeerus ja viime selle paranduse sisse 1131, et 45 on kulukonto, seal see plussiga tähendab siis vähenemist, nii nagu ka siin seletuskirja osas kirjas on. Siis järgmine laste ja noorte huviharidus 6500 eurot, seal täpsustus toetusfondi jaotus, millest me siis omakorda oma eelarvega siis kinnitame 4000 täiendavalt huvikoolide garantiikirjade katmiseks.
ja siis 2500 jääb siis erinevate muude huviharidustegevuste korraldamiseks vallas enda noortekeskuse poolt või siis ka kooli poolt. Lihula muuseum, siin on korrigeerimine siis põhivara kulude osas, et siin on nende vanade projektide seisud siis raamatupidamislikult paika. Ja uus projekt, mis meil tuleb, on siis Lihula muuseumi kasutusloa saamiseks, kus me saime Kodukant Läänemaalt siis projekt kogumaksumuse 38 000, millest toetus 35 000 ja selle omaosaluseks oleme siis reservfondist 3500 eraldanud. Ehk siis saame ka siis need piirded ja need tsoonid seal eraldatud, et saame ka kasutusloa Lihula mõisale siis väljastada ja PRIA seda rahastab. Siis gümnaasiumiga seotud kuludes siit siis nii palju, et seoses selle, mis üleminek, kui kool toimis siis mujal ruumides, siis seal erinevate kuludega on jäänud siis 14 000 jäi üle. Selle me tõstsime vallavalitsuse eelarvega siis ringi teiste asutuste peale. Siin on siis finantseerimisega seotud kulud, see köögiseadmete müügi tulu arvele võtmine, seda ei ole ka volikogu poolt läbi käinud ja see ei ole sihtotstarbeline tulu, mistõttu me siis kajastame seda siin volikogu eelarves. Ja siis sihtfinantseerimine kuluga, see on siis ehituskulude katmine. Kultuurikeskuse osas on siis nii, et võtame siis saadud toetused arvele 1400 € sihtfinantseering ja tööjõukulude osas see palgafond 23 000, see tähendab siis palgafondi vähenemist. Kulukonto 50 plussiga on siis vähenemine, see tuleb lihtsalt sellest Veera sellest programmist nii välja. Ja majandamiskuludesse siis tõstame selle ümber. See 23 000, seal oli kavandatud ühe arendusjuhi töökoht, mida me otsustasime siin vahepeal, et me ei täida seda. Ja see reserv on seal siis olnud ja tegelikult on läinud kultuurikeskuse majanduskulud suuremaks ja siin viimane veel, mis lisa lihtsalt informatsiooniks tuli siin Äike, lõi seal hulga video ja helitehnikat läbi. Et seal on üle 11 000, pigem suurusjärk 15 000, sealt tuli ekraani asi ka välja. 5 000 saime kindlustus kompenseeris, aga kuna on 10 aastat tagasi või rohkem ostetud asjad ja meil ei ole neid arveid alles, siis ei usu, et need asjad on seal kogu aeg olemas olnud, nii et no 5 000 saime. Nii on. Lasteaia osas siis kütte suurenemine, elekter 12 000, kütte 40 000. Seal on siis ka natukene sellist arvestuslikku eripära, et lõppel puhul siis kogu seal enam koolitegevust ei ole, et siis ongi need lasteaia kuludes. Aga siit ka suurenemist siis rohkem me ei näe, sest me selle lõppe koolihoone saame siis kuludest nüüd täielikult välja oktoobri alguses, kui meil selle lasteaia need ruumid on Pääste- ja Terviseameti poolt ka üle vaadatud ja saame selle tegevuse sinna viia. Ja see Lääneranna lasteaedades, siis see ei tähenda siin praegu, et see on Lihula maja, vaid see on kõikide selle tegevusalade peale siis kokku. Ja küttekulude juurde tuleme veel ka tagasi. Maanteetransport. Siin on siis nii, et me oleme nüüd viinud hanked läbi. Investeerimiskuludeks oli meil 170 000, lubasime see hulga teid teha. Hanke tulemusena siis põhivara investeeringuks jääb see, mis on ilma käibemaksuta 10 000 alates. Ja kõik see muu läheb korrashoiuteenuste peale, et me oleme selle jaotuse ära teinud. 170 000 oli, 17 000 võtame investeeringute pealt ära, paneme korrashoiuteenustesse, see läheb põhimõtteliselt samade nende katete ehitamisse ja kruusateede parandamisse. Ja kindlasti me tuleme, või keegi vallavalitsusest tuleb siia volikogusse veel ka aasta lõpus, kui siin on näiteks tee korrashoiu jaoks siin, ma olen veendunud, et 3. lisaeelarve tuleb veel siin täpsustamiseks. Muu energia soojamajandus, me oleme siin saanud täiendavat tulu, siis see tuleb arvele võtta. See ei ole konkreetse kuluga seotud. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, seal on siis vähenenud toetusfondi toetus, selle võrra tuleb see arvestada ja see kulu tuleb siis põhitegevuse tuleme arvelt katta. Põllumajandus, siin on selline põnev lugu, et me Eleringiga meie selle Lihula alajaama ümber rääkisime ühe masti talumisalast. Et mast pandi püsti,
see kalmistu äärne maa-ala, et seal päris suures ulatuses ei ole meil võimalik seda muuks kasutada, tegime ettepaneku maksta, ma mälu järgi ütlen 6000 eurot, circa 5 või 6000 oli see. Elering nõus ei olnud, pidasime vaidlusi, arutelusid. Ja siis olid seal erinevad protseduurid, maade ühendamised ja hindamised. Ja siis lõpuks hindamise tulemusena ütlesime, et see hind on hoopis 17 900 ja sellega nad olid nõus. Nii et lõppes see asi nii ja see raha on meil üle kantud ja võtame selle tulu siis arvele. Et ei oska kommenteerida rohkem. Üldiselt alguses aruteludes öeldi, kuidas Eesti rahvale läheb elektri hind hästi kalliks, kui nad meile peavad 5 või 6000 eurot maksma. Aga nüüd nad maksid 18 000 ja siis ei läinud kalliks. Nii et see läheb alles. Sellest tuleb teile. Vastupidi, mida lähemal on elektrijaam, seda odavam peaks meil elekter olema. See tuleks rahvale nüüd laiali jagada. Peame selle kinni maksma. Ja me jagame, kogu see eelarve lähebki rahvale laiali erinevate teenuste kujul. Et see vald ongi ümber jagav organisatsioon oma elanikele. Nii, päästeteenused, siin on siis, me saime vähem raha, vähem toetust ja tegime siis ka mõnevõrra vähem neid projektikulusid, mis puudutas kodud tuleohutuks. Aga tegime hulga neid projekte ka ära. Toimetulek on nullsumma mäng. Ja siis tulude poolelt me näeme siin siis seda 550 000, mida me müüsime Lihula soojusele, need varad ära, kui see allapoole Ameerika keerid natukene. Et see on selle vara müügi arvele võtmine ja me Lihula soojusest veel siis infoks, et vallavalitsus andis nõusoleku nõukogule pidada müügi läbirääkimisi selle käitise üle. Ja need läbirääkimiste tulemused tulevad siis ka kinnitamisele, et nõukogu ise seda lõpptuotsust ei tee, et seda üldkoosolek selles juhul on vallavalitsus. Vallavalitsus siis vaatab need hinnad üle ja see alghind sai määratud 1,2 miljonit suurusjärk. Aga huvilisi on jah? Huvilisi meil on selles mõttes on sellega aja kriitiline natukene, et seal on mingisugune toetusmeede, novembri on vist tähtaeg, kui ma õigesti mäletan. Et ja huvilisi on ka, jah, et me lähme nende kolmele pakkujale pakkumus tegema. Nendega läbirääkimistesse ja vaatame, kellel siis huvi on, et ma saan aru, et seal on ka mingi riiklik toetus taustal, mida nad saavad siis selleks kasutada ja praegu on selline soodne ajaaken. Ja siis on siin ka need laenudega ja selle vara ehitamisega seotud arvestused kajastatud ja finantstulude siis vähenemine ka -15 000, et meil sellist üleöö deposiidiks neid varasid enam, mis meil siin varasemalt paaril aastal oli, kus me teenisime kümneid ja kümneid tuhandeid tulu, intressitulu ja nii deposiidist kui lühiajalistest hoiustest, siis see aeg on meil läbi saanud. Ja nii ongi. Vaba aja üritused 12 000 ülekulu katteks. Ülekulu ei ole nüüd vaba aja ürituste ülekulu, vaid meil on siin ilmnenud, et me eelarvet tehes on jäänud Pärnu Omavalitsuste Liidule me maksame erinevate gruppide lõikes oma liikmemaksu. Need on arendustegevused, kultuuritegevused, sporditegevused, erinevate fondide maksed, büroomaksed ja nii edasi, et siis selle kultuuri osa see tegevuskulu pollimakse, see on jäänud meil eelarves kajastamata, nii et see on selline korrigeering. Aga kas siin seda, mis nendel nüüd juhtus selle äikesega, eks? Seda ei ole praegu siin sees, et ma arvan, et selle me katame reservfondist. Selle vahe ja vaatame veel ka siin enne aasta lõppu üle, mis majanduskulude seis on. Et me ikkagi proovime selle olemasoleva eelarve raames alati jääb mingi osa katmata, tegemata kulusid, ka majanduskulusid. Nii et me tõstame seda lihtsalt vallavalitsuse korralduslikult ümber, katame need eelarve ära, seda kogumahtu me ei taha muuta. Ja, sest ma tean, et seal on probleeme selle heli- ja valguspuldiga, mis ka selle äikesega läksid, eks. Ja seal need on juba nii kaua aastaid ka olnud, et enam ei ole nendele neid tagavara osasi või neid ei ole. Sellega kultuurimaja tegeleb, et ta on Margus. Ja ma tean, et ta tegeleb, aga ta rääkiski mulle ja nad ongi mures, eks, et tegelikult oleks neid vaja sinna ja uued saada. Et see remont
või taastamine läheb, kas jäi 200 eurot odavam kui uue ostmine? Okei. Jah. No sellega me jah, neid jooksvaid igapäevaseid asju on siin tegeleda. Küll üks on see sama kultuurimaja osa. Nüüd see intressikulu suurem 73 000. Siin on käinud ka mitu korda läbi, et palju te siis maksate, mis on teie graafik, siis eks me suures pildis teame, mis on selle laenumakse kogusumma graafik tervikuna, aga meie ei ole tänaseks välja võtnud seda laenu, seda 8,2 miljonit. Me oleme välja võtnud selliselt siis, et meil on circa 5,5 välja võetud, 1,6 on veel varusid. Me võtame sellest näiteks 500 000 see kuu, järgmine kuu võtame 1 miljoni ja siis selle võrra iga kord see arvestus, intressiarvestus ka muutub ja siin samamoodi, et kuna me oleme nüüd välja võtnud rohkem seda laenu osa, siis see intress on siin, iga kuu oleme võtnud siis mingisuguse vähemalt 500 000, siis selle võrra on siis vaja korrigeerida ka seda eelarvet, aga strateegiaga suures pildis läheb see arvestus kokku. Vatla spordihoone küttekulu, siin veel tegelikult võib tulla mingite hoonete küttekulude katmist. Asi on selles, et me varasemalt meie küttekulu eelarve sisaldas ainult pelletikulu. Me ei arvestanud seda, et meil tööjõud oli siin maanteetranspordi tegevusalal näiteks või olid meil mingid remondid või asjad, need ei läinud sellesse soja või selle küttekulu arvestusse, siis täna kui me katlad müüsime maha, siis täna me ostame, on kalkulatsioon koostatud selle, kus need remondikulud, sõidukulud, sõidukite kulud, palgakulud, tarvikute kulud, kõik see on arvestatud siis sinna teenuse hinda, et see teenuse hind on 90 eurot megavatt-tund suurusjärk. Ja kuna kui me eelarvet tegime, siis meil ei olnud seda megavatti põhist arvestust, siis tuleb neid korrektuure siia eelarvesse sisse veel. Ja see üks on siis see Vatla spordijoone nii-öelda kulu, et see tegelik kuluhind on täna siis realistlikum, see mis me siiamaani oleme näidanud, et küte on suhteliselt nagu soodne olnud, siis see ei ole seda mitte, sest see on nagu Urmas Osila tavatseb siin näiteks tuua, et me saime hästi odavalt mingisuguse asja tehtud, sest majandusosakonna mehed tulid ja tegid ära. Et näiteks, ma ei tea, kultuurimajas mingi asja, et siis ei tähenda seda, et selle tegevuse hind ei oleks olnud 0, vaid lihtsalt need kulud on meil kajastatud kuskil mujal tegevusalal ja seda lihtsalt keegi ei adu suures pildis. Et see pilt nagu oleme proovinud siin järjest täpsemaks ajada, mis need tegelikult kulud on. Veevarustus, siin on siis hajaasustuse programmi riigiosa vähenemine ja me oleme hoidnud seda suunda täna, et kui on kolmandik taotleja riik ja vald, et siis kui riik eraldas ka vähem, siis ka meie eraldasime selle võrra vähem, aga taotlejaid päris palju sai selle toetuse kätte ikkagi. Et me ei ole läinud 2/3 valla poolt katma. Aga taotlejaid oli tegelikult rohkem kui said, eks ju? Alati on nii, jah. Ja siis üldmeditsiiniteenused, see on siis selle tervisekeskuses, me samamoodi oleme siis selle üüritulu nüüd löönud kommunaalkuludest lakku. Ja siin on siis samamoodi selle üüritulu rea suurenemine. Et kui meil varem oli siin üürihind, mis oli mingid eurod ruutmeetri peal, sisaldas ka kütet ja kõike muid teenuseid, siis täna me ikkagi, kuna haigekassa maksab ju kinni teenusepakkujatele, perearsti, nende nimistutel on seal pakun, et vähemasti 4500 nimistu kohta on need halduskulud, siis ka meie esitame siis kütte, vesi, internet, valve, need arved, kõik teenusepakku edasi, sest siin varasemalt vist kirjutasime ka kuskil seletuskirjas äkki oli, et 2 korda maksumaksja ei peaks neid kulusid Kas seal on nüüd see katusorganisatsioon tehtud tervisekeskuses? Veel ei ole. Aga need tulud, need on siis need üürid, et mis tegelikult ütleme teenuspakkujale mingit täiendavat kulu kaasa ei too, sest need summad ikkagi lõppkokkuvõttes on väiksed, mida me küsime, aga me oleme seal ka samamoodi selle tulu osas arvele võtnud ja need lepingud ümber teinud. Vot selline on praegune see lisaeelarve, mis täpsustab siis olemasolevat pilti ja sellega on siin veel kõvasti tööd teha. Tuleks selle meditsiiniteenuse juurde, selle tervisekeskuse juurde korra tagasi repliigi korras, et
et tegelikult on ju niimoodi, kui seal oleks see katusorganisatsioon, siis meil oleks ju võimalik riigilt veel raha taotleda. Meil, ma pigem selgitaks seda vist niipidi, et see oleks neile teenusepakkujatele võimalus saada täiendavalt rahastust veel lisaks selle hoone ja selle haldamise kulude katmiseks, et aga see, kui teenusepakkujad ei soovi seda täiendavat lisarahastust kasutada, see valda otseselt ei mõjuta. Ei mõjuta jah, aga iseenesest seda keskust ta ju toetaks, eks ju. See tähendaks, et meil peaks olema siis selle keskse haldajaga ka omapoolne kokkulepe, et mismoodi nad siis seda, et kas nad on ka valmis seda keskust siis seal arendama ühte või teistpidi. Et täna on see fookus olnud sellele, et saaks need kulud ära katta. Ristil on see tehtud ja seal nemad saavad see oli päris muljetavaldav summa, mis nad saavad. See ongi muljetavaldav summa, et selles mõttes kahju, et seda ei ole siiamaani tehtud, siis me pigem täna ju haldame ja vahendame neid arveid siin otse või meie võtame arved sisse, siis esitame neid, teeme mingid arvestused, jagame ära ruutmeetrite peale, see kokkulepe on meil olemas ja jagame need kulud laiali, siis olekski meie vabaneksime ka sellest haldamisest, et see üksus ise maksab oma arved otse ära ja meie lihtsalt annamegi selle vara kasutusse. Seal ei ole kasutusse. üldse meditsiinitöötaja ega üldse inimene, kes seal seda teeb. Ta on lihtsalt majandusinimene ja on teinud selle. Ja see on nende nimistute või nende ettevõtete, kes perearsti nimistute, nende asi korraldada ja meie nagu seal vahel nii väga olla ei saa. Ei saa muidugi jah, aga nendega võib-olla peaks rääkima korra ja me oleme rääkinud ja ma tean, et nad tegutsevad ka. Tegema, et otsime inimesi, kes selle teeb. Seal on natukene spetsiifilisem see asi, me oleme sellega ka tegelenud, tegeleme ka edasi ja ma tean, et ka perearstid täna juba ka selles suunas liiguvad. Vot, lisaeelarvega on praegu siis nii, aitäh. See on üks laenuvõtmine ka. Jaa. Laenu võtmise rida. Järgmine punkt ka, ta on juba sinu, me ei saa. Järgmine punkt ei saa, järgmist punkti ei saa eelmisse punkti sisse panna. Ei, järgmine punkt on eraldi lugu ja võtta seda mahtu. Praegu nende arvestuste järgi siis meie laenueelnõu on ka, et võtta kuni 1,2 miljonit eurot laenu. See sõltub siis sellest, siin on praegu 1,12, see detailne arvestus sel hetkel, see laenuarvestuse siia eelnõusse on praegu jäänud siis selle augusti alguse seisuga, mis meil olid siis, meil on siin see ülevaade olemas, et milliseid summasid me mida meil siis hõlmab see köögisisustus, hoonesisustus, aulasisustus. Et need summad on meil kokku võetud ja tol hetkel oli siis see summa 1,27 miljonit. Laenu me oleme saanud, me oleme täna laenu osas juba etteruttavalt rääkides läbirääkimised Luminoriga ära pidanud, on valmis meile 1,2 miljonit samadel tingimustel andma. Et see on siis kuni 1,2. Ja siin on praegu 1,27, aga see sõltub ka meie maksulaekumistest. Nagu täiendavaid kulusid ei plaani praegu siin jooksva selles mõttes laenuga kaasnevaid kulusid võtta rohkem, kui meil neid päriselt vaja on. Et nagu ma ütlesin, et meil on see 1,6 miljonit on täna välja võtmata, et meil oleks muidugi hästi lihtne, oleks võtta kohe 1,6 miljonit välja, intressikulu jookseks ja vaataks, et me lükkame seda ka ikkagi viimase minutile edasi, et meil need intressikulud oleksid võimalikult väikesed. Et siis siin on praegu see seis on siis selline, et see on ka muutumises, kuna meil siin sisustamisega me alles siin tegeleme. Siis kohe ütlen siis jah. Sisustamise hind oli siin suurusjärk tol hetkel 905 000, et see põhileping on 921, aga siin on mingid muudatused ja me oleme tellinud ka täiendavalt või teinud seal lepingu raames teatavaid ümbertõsteid. Köök oli 76 000, cirka seal lisatöid ei olnud ja aula on siis suurusjärk 41 000 pluss käive. Ja seal ka mingid lisatöid ei olnud, aga ehituse osas samamoodi on seal mingisuguseid tegevusi või mingeid lahendusi, mida me oleme siis selle, kui põhiprojekt on tehtud ja see tööprotsessi käigus muutnud, mida projekteerimisel ei olnud ette nähtud. Ma toon mingi näite, et kogu selle hoone
vihmavee rennisüsteemid on siis varustatud ikkagi soojenduskaablitega, mis oli arvestatav lisakulu, et ei tekiks seal mingisuguseid kahjustusi siis külmade ajal või selliste nulli ümber aegadel. Ehk siis siin vastuseks küsimusele jah, laenu võtmine 1,27, see on see eelarveline summa, aga nagu sa ütlesid, Andres ka, et neid kahte punkti ei saa ju kokku panna, et siis laenueelnõu räägib kuni 1,2 miljonist, et praegu on see summa, mida meil siin augusti alguses oli siis teada. Seda küll, ma räägin, et me ei saa ju seda dokumenti enne vastu võtta, kui me pole laenu võtmist kinnitanud. Ega siis need asjad on nagu vales järjekorras teevad. Ei, tegelikult ei ole vales järjekorras, sest kui vallavalitsus või volikogu võtab vastu ka eelarve ja kõik need kulud, mida ta planeerib ja kui need täiendavad kulud vajavad ka mingit täiendavat otsust, siis eks see otsus tulebki seal teha. Et see ei anna õigust meile laenu võtta, see annab meile selle nii-öelda perspektiivi. Eks see on muna-kana küsimus, aga ma arvan, et sinna ei ole mõtet kinni jääda. See lisaeelarve ei anna meile õigust võtta laenu. Täiendava kohustuse võtmine tuleb KOKS-i järgi on volikogu ainupädevus, see on eraldi punkt. Nii et käsitlegin siis seda kui sellist formaalset kajastust. Aitäh. Ei käi need asjad nii. No eelarve ei saa formaalne olla. Vallavalitsus arvab, et volikogu on kummine. Ei, küsimus on selles, kas see rida 1,27 miljonit annab loa võtta kohustuse? Ei anna. KOKS ütleb, ei anna. Selleks peab volikogu No eraldi. siis peame praegu, kuna volikogu luba antud. Me võime selle reaga siit välja võtta ja volikogu loa põhjal siis 30 minuti pärast selle lihtsalt eelarve tabelisse ka lisada, et selles mõttes seal ei ole vahet. On küll suur vahe. Summa ei ole 1,2. Selles mõttes, et tõesti vahet ei ole, meil oli päevakorra järjekorra muutmise arutelu, seal ei esitatud sellist ettepanekut, et tõsta laenu otsustamine ettepoole, volikogu materjalid on volinikele saadetud, samamoodi need tabelid, kus nähtusid need, siis oleks võinud selle ettepaneku ennetama. Et hääletame selle ära, nagu Ingvar selgitas, et eelarves kajastamine ei anna õigust võtta laenu, see on meil järgmise päevakorra punktina. Ja siis nähtub see, kas volikogu selle õiguse annab. Samamoodi ei ole ka eelarvestrateegia naljaasi, aga seal me oleme ka aastatel, kui me näeme ette laenu võtmise teatud aastatel, see ei tähenda, et me anname laenu. Või kui me võtaksime 26. aastaks, teeme eelarve, võtame selle detsembris vastu või jaanuari alguses, siis ja me näeme ette, et meil on 26 aasta juunis vaja laenu võtta, siis vallavalitsus peab selle laenu võtmiseks. See on eelarvepositsiooni väljajoonistamiseks nagunii tulema ja küsima nõusoleku, kas me selle laenu saame võtta, mitte sellest, et see on eelarves sees. Seda sa, Andres, sa ju tead, kuna ma ühes videos kuulsin, et sa oled 93. aastast täpsustasid, oled omavalitsuse volikogus olnud, nii et see on ju enam-vähem sama 96. Seal oligi kuupäevadega puterdamine, et sellest ajast saadik on see põhimõte ju olnud sama. Nii, Aitäh. Kui ei ole rohkem sisulisi küsimusi, siis paneme Lääneranna valla majanduskomisjon ka arutas ja toetas lisaeelarve vastuvõtmist. Vallavanema selgitusid olid piisavad meile. Selge. Siis panen hääletusele Lääneranna valla 2025 aasta teise lisaeelarve ja palun hääletada, kes on lisaeelarve poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poolt on 9 häält, kes on vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, siis erapooletuid meil olla ei saa, meil on 15 täna. Selge, lisaeelarve on vastu võetud ja lähme edasi loa andmine laenulepingu sõlmimiseks ja Ingvar Saarepõdi. Palun. Jaa, selgitan seda laenu võtmist siis nii, et milles asi selle laenuga on. Me eelarvestrateegias olime planeerinud siis ka selle, nagu me kõik teame, et me laenu või maja ehitamiseks on meil 70% oli ehitamise järgselt, 30% on 36 kuu jooksul siis tasumine. Siis kui me tegime eelarvestrateegiat ja ka seda mööbleerimise osa eelarvestasime, sisustusköök ja kõike seda,
siis meil oli seal ka ette nähtud selle makse ajatamine. Ja nüüd selle protsessi käigus, vahepeal sai selgeks, kui me kevadel hakkasime ka seda hanget tegime suvel, siis jõudsime sinna, et me ei soovi nende mööbli ja sisustuse lepingutega, et seal sellist pikaajalist finantseerimist teha läbi liisingupakkuja või läbi selle tarnija, nagu me tegime ehituslepingu puhul. Meil finantseerib seda ehituslepingu jätkamist või seda tasumist ju ehitaja ise. Ja siis oli meil indikatsioon, et meil on kõige soodsam teha seda, lahendada seda küsimust siis läbi meie tänase laenulepingu, mille intress või marginaal 0,77 on täna ikkagi väga soodne ja oluliselt soodsam, kui olid varasemad nii-öelda soodsad laenud. Ja Euribor on seal suurusjärgus 2 juures, mistõttu siis tegelikult see laenu võtmine ühest küljest on tingitud sellest, et me selle kulu tasumise, mida me varasemalt strateegias planeerisime järgmiste aastate peale ära jaotada, me toome sellesse aastasse kokku ja see tasumise mudel siis muutub selle võrra. Ja loomulikult on seal ka hinna kallinemine sees. See kallinemine võrreldes selle prognoosiga on siis suurusjärk 600 000 eurot ja sellega, mis meil eelarvestrateegias oli. Ehk siis see lõtk oli meil sinna eelarvestrateegiasse ka arvestatud selles mõttes töödokumendi variatsioonis, et kui meil tuleb seal muudatusi, siis meil, kuigi see kriitika on olnud, et vallavalitsus on selle eelarve nii lukku mänginud, et midagi teha ei saa, siis tegelikult meil on see manööverruum seal täiesti olemas. Need kulud on siis see sisustamine, et see hoone saaks sisustatud, see aula saaks heli- ja videotehnikaga kaetud ja köök saaks kaasaegne, et selle köögi osas on tulnud seal siis eriti tagasisided, et meil varasemalt oli seal, nagu ma aru sain, seal polnud kateldki, et pottides tehti suppe ja asju, et see oli nagu eriti kõige suurema õpilaste arvuga hoones oli see köök nagu eriti tagasihoidlik. Ja võib-olla väike, aga selle katla osas on, või selle köögi osas on ka veel siis selline kavatsus, võib-olla ma räägin siia juurde ka ära, et te seda laiemat pilti näeksite, et see köök on meil võimekas, seal on võimsust toitlustada ka teisi valla koole, eelkõige läheb see siis, puudutab siis valla põhjaosa. Meie probleem on ka selles, et me ei leia nendesse väiksematesse kohtadesse kokkasid tööle. Ehk siis see on paratamatu, et me peame seda koolitoitu keskselt tegema. Nüüd kriitika tuleb kohe sellest, et vaadake, mis Pärnus tehti. See, mis Pärnus tehti, oli see, et Pärnu linn hankis 3. isikult selle toitlustamise ja seal on keeruline neil seda toidu kvaliteeti ja seda temaatikat sättida, sest kui see mahub lepingu piiridesse, siis pakkujal ongi võimalik öelda, et aga meil lepingus on kokku lepitud nii, me ei pea lisaliigutusi tegema. Nüüd Lääneranna valla puhul on see, et me teeme oma majas selle toidu valmis, meie ise korraldame seda toidu vedu ja valmistamist, me ei osta seda teenusena täna sisse, vaid lihtsalt on üks köök, kus me seda teeme ja neid näiteid on mujal piisavalt ka, kus toimib ja selline toimivuse piir, mida siin ka Põltsamaa puhul näiteks on öeldud, et see on selline 25 kilomeetrit sellest köögist, et siis on see nagu väga kenasti majandatav ja täna siin Virtsu 12 last ja 12 koolis, 18 seal on 30 last. Kõmsil on see 30 koolis ja natuke üle 30 lasteaias, et need mahud on meil igati kaetavad Lihula köögi poolt. Ja mida me veel teeme, siis teine, kes hakkab siis toitlustama lasteaeda, on siis Lihula lasteaed hakkab toitlustama ka lõppelasteaeda, et lõppemaja me siis seal köögi paneme kinni ja selle süsteemi ülesehitamisega me siin ka tegeleme, et kõige enne me jõuame siis, et Lihula lasteaia majas tuleb lõppele sööb. Ja veel taustaks, võib-olla te vaatate, kui te vaatate, volikogu liikmed vaatavad seda asja, siis selle pilguga, et ainult keskendume koolitoidule, siis sinna juurde tuleb veel kolmas aspekt, mis on siis õpilaste transport. Meil on piirkondi, kus õpilased on üle 3 kilomeetri koolist või lähemast bussipeatusest ja me peame nende transporti korraldama. Me oleme siin eelmine aasta teinud seda põhimõtteliselt sellisel kujul, et ühe lapse transpordiks me kulutame siis miinimumpalga, võtame 50 € päev, kuigi see sõit võib-olla ise võtab 20 minutit. Täna on meil lapsi 3
ja meile on lisandunud juurde siis haridusliku erivajadustega lapsi, kes käivad siis igapäevaselt Pärnu päikesekoolis, aga neile me peame transporti korraldama. Täna me oleme seda korraldanud, meil on Pärnumaal süsteem, sotsiaaltranspordi võrgustik läbi selle, aga seal on ühe selle lapse veo hind suurusjärk 3500 või 3000 eurot kuus. Või siis 2500 eurot, aga see eeldab ainult ühte vedu. Ehk siis need kulud, mis meil täiendavalt tuleb, miks me peame seda süsteemi tervikuna vaatama, on see, et me peame ära lahendama koolitoidutranspordi ja isegi kui me koolitoitu teeks sama koha peal edasi ja sama süsteemi järgi, siis õpilaste transporti, neid on kokku siis 5, need on vallas ka laiali, seda me peame nagunii täiendavalt lahendama, nii et mõistlik on seda süsteemi korraldada nii, et me saame nii koolitranspordi kui koolitoidu küsimuse lahendatud. Me suudame nii ka kokkadele kõrgemat palka maksta ja meil on vaja seda süsteemi ka päriselt veidi seal taset tõsta, mis puudutab siis menüüsid ja seda eelarvestamist kogu selles koolitoidusüsteemis. Et sellega on meil ka kohati vajakajäämisi, sest kui meil on iga köök eraldi seal toimetab, siis arvestuse, ütleme niimoodi, võimekus on meil väga suuresti muutunud. Tulles nüüd lisaeelarve eelnõu juurde tagasi, siis selle lisaeelarve vajadus on selles, et me saame siis selle koolimaja projekti lugeda lõppenuks, need kulud saame ära tasuda, mis me oleme siis teinud ja me saame võtta siis kuni 1,2 miljonit, et me ei lähe seda 1,2 miljonit tänase teadmise järgi võtma, et meil sõltub ka sellest, kui palju meil siis need toetusfondi vahendid ja maksutulu, mis on meil siin viimastel kuudel olnud circa 8% kõrgem. Mõnikuun isegi 13, see kõigub jah. Et sellega me saame siis selle projekti lõppenuks lugeda ja igal juhul on see mõistlik minu hinnangul, vallavalitsuse hinnangul ära teha, et tuua need kulud siis maksmine sellesse ühesse aastasse ja me ei hakka läbi nende, et näiteks standard finantseeriks meile siis seda mööbli tasumist ja et paneks oma intressi juurde, et meil on hea laenuleping, et kasutaks seda. Ehk siis valla maja, ma ei tea, kuidas poliitiliseks seisukohaks, aga majanduslikult vaates valla vara või valla raha otstarbekaks kasutamiseks on mõistlik võtta, finantseerida läbi selle kehtiva Luminori laenulepingu ja lugeda sellega siis koolimaja ehituse küsimus lõppenuks. Mis puudutab nüüd veel varasid ja rahasid, siin on erinevatel koosolekutel käinud, ma eile kuulasin ka seda Virtsu järgi, seal keegi härrasmees rääkis, kuidas kohe Rahandusministeerium tuleb saneerima, et volikogu liikmed võib-olla on siin paremini kursis, meie eelarvestrateegias on siis ette nähtud siiski hoida seda taset põhitegevuse tulem 1,6 miljonit, pluss siis millest siis laenumaksed on suurusjärk 800 000. Ja tõsi on, et siin alustuseks tuleb ka suurusjärk samasugune tasuda ka ehitajale siin 3 aastal, aga kui meil õnnestub nüüd lähikuude jooksul tuleb ka siis info selle kohta, et kas me saame selle 2,8 miljonit toetust, siis on tegelikult selle ligi nullenergia maja, mille me siin valmis oleme ehitanud. Kui me selle toetuse saame 2,8 miljonit, siis iga järgneval volikogu koosseisul ongi siis valik, et kas võtta see 2,8 miljonit välja ja jätkata valla arendamist, maksta selle eest laen tagasi või loobuda lihtsalt selle rahast ja lihtsalt istuda vallamajas. Nii et need 3 valikut on ka laual. Aga meie oleme tegutsenud selle vaatega, et see 2,8 miljonit tuleb ja saame vald saab ennast edasi arendada. Me ei ole kusagil pankrotis ja Rahandusministeeriumisest ja saneerimisest oleme me küll väga kaugel. Egert, palun küsimus. See saneerimise teema enne haridusreformi elluviimist oli see saneerimisteema teie poolt laua peal, ütlesite, kui me seda ei tee, siis meil on oht saneerimisele sattuda. Kas nüüd praegusel hetkel on oht väiksem, kui siis enne haridusreformi tegemist? Absoluutselt, enne meil olid jooksvaid kulusid nii palju peal, me ei suutnud ju kui Euribor läks lakke, meil oli eelarve, et me tegime nii, et kui me kõikide samade tingimuste samaks jäädes oli meil 400 000 puudu. Seda raha meil ei olnudki kuskilt võtta ja ükski pank ei oleks meid ka finantseerinud, sest me ei suutnud oma jooksvate kuludegagi hakkama saada.
nüüd on ju jooksvad kulud. ja jooksvad kulud on nüüd vähendanud, tulud on tõusnud ja meil on see tule, mis ennem oli -400 000, on kavandatud 1,6 miljonit. Et see vahe peaks olema nagu ilmselge, et need kuigi valusad liigutused on selles mõttes selle valla jätkusuutlikkust ikkagi oluliselt tõstnud. Tulevased laenumaksed on ju jooksev kulu. Tulevased laenumaksed ei ole jooksev kulu, need on finantseerimistegevuse kulud, mis kaetakse põhitegevuse ehk siis jooksvate tulude ja kulude vahest. Ja selle jaoks meil see 1,6 miljonit tekib, võtad sealt laenu 800 000 maha ja ikka 800 000 järgi lihtsalt järgneval 36 kuu jooksul, kui me peame ka ehitajale maksma, on see olukord veidi pinevam, aga sealt edasi, kui see makse ära kaob, on ka vaba raha jooksvalt 800 000 iga aasta, mida investeerida valla. Lihtsalt see vahepealne pingutus, ega seal, kuidas seda pingutust siis katta, on ka järgneval volikogul. Täna me ei tule selle eelnõuga, et maamaksu muuta, on seal võimalik maamaksu muuta, tulevad seal võib-olla need päikesepaneelide tasud, mille lepingut me oleme seal sõlmimas, võib-olla on siin ka mingid tuulikupargid, nende tasud tulevad, see on kõik puhtalt volikogu kätes, kuidas seda tulubaasi seal tõsta ja kas tõsta ja kuidas seda investeerimisvõimekust suurendada. Meelis, palun. Päris huvitav mõttekäik laenu võtmise lubamiseks tuua sisse koolitoit, et ma oleks veel siia juurde pannud erakoolide toitlustamised, see annaks ka kõvasti plusspunkte juurde. Aga minu küsimus on hoopis teine, et kas on nüüd kokku arvutatud lõpuks, kui palju see koolimaja ehitus maksma läheb? Koos sisustusega. Koos sisustusega. Sest jutt oli alguses, kui ma nüüd ei eksi, 9 miljonist. Me rääkisime tol hetkel siis, palju see oli siis, 86? No, 9 miljonist. Jah, pluss käibemaks ja täna see suurusjärk on 10,6 miljonit pluss käibemaks. Okay. Ja lisandus sisustus. Ei, see on sisustus, köögid, kõik asjad. See on suurusjärk on 10,6 miljonit. Kas algusel üldse sees oli ka sisustus mõeldud või? Ei olnud. Kõige ennem oli kohe 11 miljonist jutt. No, me rääkisime siin 13-st jah, aga 11 oli see, millega konsensusega kokku sai lepitud, et see võiks nagu olla. 10,6 pluss käibemaks ja käibemaksu oleme siis siin ajatanud. Mida täna on ka? Nii et me jääme selle piires. Ja Andres. Nii, hakkame siis otsast pihta. Kas ehitajaga on see laenuleping sõlmitud? Mis summas? Kas see on 30% või on nagu jutuks oli iga aasta 800 000 ehk 2,4 miljonit või on suurem see summa? Või on see sõlmimata alles? Või mis see plaan on ikka vähemalt olemas? Nii, vastan. Jah. Ehitajaga on sõlmitud ehitusleping, riigihanke leping. Mis? Räägin. Laenuleping. Ehitusleping ja ehituslepingus on kokku lepitud töö eest tasumise tingimused, mille 70% akteeritakse jooksvalt, kui see 70% sai täis meil siin juunikuuga, siis rohkem me ei ole raha ehitajale maksnud. Leping sätestab ka selle, et kui on siis objekt vastu võetud, siis makstakse ülejäänud 30% 36 kuu jooksul. Me ei ole ehitajalt laenu võtnud, meil sisuliselt maksame järelmaksu selle sama riigihanke leping, mis on algsest peale see leping olnud, selle raames. Esimene makse sealt tuleb meil siis 25 oktoober ja see suurusjärk on seal 90, kohe ütlen, 97 000 on see siis kuumakse. Ja selle 97 000, see tähendab siis seda, et Lääneranna haldus on vahepeal saanud arved, on käibemaksu arvestus toimunud, kulu on näidatud, see töö on ju akteeritud, vastu võetud, kulu on tekkinud ja haldus on saanud ka selle käibemaksu siis tagasi. Ja see summa, mida see 97 000 on, see on siis ka arvestatud siis selle käibemaksuga selle arve tasumiseks. Aga ütlen siis nii, et osaliselt see käib 97 000 maksab siis haldusehitajale, aga tegelikult käibemaksu osa sellest on juba halduse selles käibemaksu ettemaksu kontol olemas. Aga ütleme, lihtsalt, et arusaamiseks, jah, 97 000 on see arvestussumma kuus, mida me maksame 36 kuud. Ja lihtsalt see käibemaksu osa sealt on juba haldusel enda arvel. Nii et vald otseselt ei pea 97 000
eraldama iga-aastaselt, vaid me saame eraldada selle käibemaksu võrra väiksemana. Mis see summa lõpuks on siis ikka, räägime siis rahast. Kuidas saab üks osaühing või mis ta siis on, ilma käibemaksuta arve teha vallale? Ei, ta ei tee. Arve tehakse ikka käibemaksuga. Ma saan sellest kõigest aru. Neid arveid, mis on täna tehtud ja mille Lääneranna haldus on kajastanud raamatupidamises ja riigid saanud käibemaksu tagasi, tasub neid jääki 30% hankelepingu järgi 36 kuu jooksul osade kaupa. Rohkem arveid ehitaja poolt Lääneranna haldusele ei esitata. Need arved makstakse osade kaupa ja käibemaksu arvestus on juba tehtud. Me oleme maksnud 6,64 miljonit ja maksame veel 2,84 miljonit. Ilma käibemaksuta summad, need on siis need. Tähendab, see 2,84 tuleb lõpuks ikkagi vallal maksta. Ikka. No. Nii et seda ma tahtsin küsida, seda numbrit küsida. See on 2,84 miljonit on jäänud veel valla poolt ehitajale maksta. See käibemaksud mängimise jääb pärast, see tuleb nii vallal maksta pärast. 36 kuu jooksul. Jah, aga see 2,84 miljonit on ikkagi see, mis tuleb vallal, kohustus veel vallal. Seda me maksamegi selle sama tulemi arvelt, mis me ei vaata ju ainult ühte aastat, vaid me olemegi, mis meil see eelarvestrateegia ka arvestab seal pikka perioodi, on see, et me iga-aastaselt oleme valmis selle oma põhitegevuse tulemi arvelt maksma. No jah, aga see on ikkagi valla jaoks ju kohustus. No, me peame selle maksma. Kui sa tahad teha projekte, mis on nagu ühe aastaga saab tehtud, hästi lihtne on arvestada, siis jah, vaatad jooksva aastat palju tulud ja kulud ja ette ei vaata, siis võib ka nii teha. Aga kui sa tahad mingit suuremat asja teha, sa pead natukene arvestama ja olema ka valmis võtma selle kohustuse. Ja mina olen lugenud volikogu otsuseid siin erinevatel aastal, kus volikogu on võtnud selle kohustuse. Nii et ma siin nagu rohkem midagi arutada ei ole, sest need samad summad on olnud ka kõik ju nendes eelnõudes kirjas. Me ei ole ka midagi varjanud sellest. Et siin keegi võib-olla ei leia üles selle teema, aga... Ma pole seda küll, ma tahtsin täpsustada seda summat, mis on jäänud veel ehitajale maksta. 2,84 miljonit. Ja see on mitte 2,4, vaid 2,8. 2,84. Selge. Aga siis on põhimõtteliselt, kui palju vallal võib siis aastas, näiteks tänav aasta, palju me laenu võtta võime? Sinu rehkenduse kohaselt? Minu rehkenduse kohaselt võimegi selle 1,2 miljonit juurde võtta. Ja põhjenda seda loogika? Põhjendan sellega, et meie eelarvestrateegia tabelis, kus me oleme siis oma laenu, mis arvestab siis ka teisi kohustusi, mis meil siin on sellised üle üheaastased kohustused, mida me siin oleme siis kajastanud meie netovõlakoormus see aasta. Ma räägin suurusjärkudest, on siis 89% ja järgmine aasta oleks siis 82%, arvestades seda, et me see aasta oleme 9,4 miljonit laenu tervikuna välja võtnud ja mina ei näe täna, et need numbrid, vähemasti see arvestus, või noh, mitte vähemasti, aga see arvestus, mida me teeme riigi rahandusele esitame, meie eelarvestrateegia mudel ei piira meil kuidagi selle laenu kohustuse võtmist. Ja just nimelt miks, sellepärast, et meie põhitegevuse tulem on hea. See ei ole enam -400 000, see on kavandatud järgmine aasta 1,75 miljonit eurot. Sellest me suudamegi seda katta. See põhitegevuse tulem ei ole joonistatud kuidagi suureks ja see volikogu poolt kehtestatud eelarvestrateegia ei ole lihtsalt mull dokument, et meie olemegi eelarvet tehes, kui me selle 25. aasta eelarvet tegime, me ajasimegi kogu selle kulubaasi sinna raamidesse, ei olnud väga paljud inimesed rõõmsad, see töö peab veel jätkuma, aga sinna raamidesse, mida eelarvestrateegias oleme ette planeerinud, me ei ole sinna õhku sisse kirjutanud või kuidagi fantaseerinud seal mingite numbritega, mis puudutab põhitegevuse tulusid ja kulusid. See on realistlik pilt ja me paigutamegi seda eelarvet sinna sisse. Mitte nii, et vaatame, kuidas eelarvestrateegia meie jooksva aasta eelarvega sobikuks. Muidu ei saa seda asja teha.
no, et ma ise luuletama ei hakka, mul on nüüd 2 lauset ette. Vastavalt KOV-i paragrahv 59 lõigetele 12 ja 13 määrab netovõlakoormuse ülemmäära 25. aastal see, kas suurem on 75% põhitegevuse tuludest, 11 miljonit korda 0,75 8,25 miljonit või 9-kordne põhitegevuse tulem, et 9 korda 1,5 on 13,5 miljonit. Lääneranna valla puhul on suurem 9-kordne põhitegevuse tulem, kuid samas ei tohi netovõla koormus olla suurem kui põhitegevuse tulud ehk 11 miljonit aastas. Punkt. Vastasidki enda küsitud küsimusele. Netovõla koormus ei ole suur. Ei tohi olla suurem kui tulud, mis on 11 miljonit. Ta ei olegi. Seega on netovõla suurimaks jälle lubatud suurima ja number on meil 11 miljonit aastat tänavu aasta. Ja nii ta jääb. No, ja nii ta aga jääbki. see 2,8? 2,8 meie, see ei ole meie kohustus. See Lääneranna haldus on sõlminud selle lepingu üleval. Sa ära aja segamini valla kohustusi ja Lääneranna halduse osaühingu kohustusi. Meil ei ole, Lääneranna haldusel on kohustus tasuda seda. Meie siit heas usus, kuna me ise seda kooli tahame vastu, anname selle põhivara sihtfinantseeringu sinna. Et selles mõttes sa pead vaatama ikkagi detailid oluliselt. Mina ei saa garanteerida kolmandat nii läbi pole ammu kuulnud, aga jah. Selge, aitäh Andres. Rohkem sisulisi küsimusi ei ole. See on väga liiv. Ei, Andri. Siin oli argumendina välja toodud see kooli ja kooli vastavusest toetlust. Mis seos selle laenulepingu sõlmimisega? Mitte argumendiga, ma lihtsalt räägin, miks meil seda koolimaja, see uus koolimaja, mille me oleme ehitanud ja kuidas me oleme ehitanud ja millise võimekusega ehitanud, et selle samade kulude katteks ju, mis meil oleme selle sisustuse teinud, selle jaoks, mis seda laenu vaja ongi ja ma räägin, et see ei ole lihtsalt, et meil on ilus maja ja kellelgi on seda tore esitleda, vaid see on praktilise väärtusega vajadus, et meil see koolimaja, see köök seal on näiteks, ma tõin selle köögi näite lihtsalt ühe asjana, teine asi võime tuua ka selle sama mööbli ja sisustuse, meil on seal üle 300 valla lapse käib, kui me räägime siin ka sellest näiteks hariduslike erivajadustega lapsi, kui meil on vaja näiteks seda teenust pakkuda siin Lihulas, meil on spetsialistidele kaasaegsed tööruumid ehitatud, et see ei ole selles mõttes nagu selline ühe objekti hurraa, vaid see on laiemalt kogu valla erinevaid teenuseid mõjutab. See kooli toidua teema oli lihtsalt ilmestamiseks, et kuidas need asjad kõik on seotud tegelikult. Ja juhul, kui seda laenulepingut täna nüüd ei sõlmiks või nii-öelda laenu ei võtaks, kas see tähendab, et kooli sisustamine viibiks siis? Lepingus on sõlmitud, toona sisustus on 99% tehtud, lihtsalt võlgu jääme. Meie ei jää, haldus jääb võlgu. Siis võetakse. Noh, seda enam 2,8 miljonit niikuinii on, las ta jääda siis haldus. Aga mis vallal pistmist? No vallavalitsus eeldame riigimehe käitumist, et me saame need enda laste tingimused, mis me oleme loonud, need on ka meie partneritele kaetud. Et igal juhul on see valla eelarve positsiooni vaates on see, me ei pane ennast kuidagi purki. Loomulikult, kui keegi tahab teha mingit hoopis kolmandat kulu ja öelda, et meil on see oluline, siis loomulikult sellisteks uitmõteteks on ressurssi piiratud. Meelis. Repliik lihtsalt, et laenu võetakse sellepärast, et arvestuslik pool oli alguses vale, oleks võinud kohe rohkem arvestada. Oleks, aga olime konservatiivsemad. Just konservatiivsemad. Andres, nagu me oleme. Tihti on ta nii tänapäeval, et hakkad maja ehitama või mingit hoonet või tööstushoonet kooli, et ehitus läheb kallimaks, et sinna sa kõiki asju ette paraku ei näe. Teiseks, kui on täna need tegevused tehtud, lapsed tahavad hommikul kooli varem minna sinna mängima, seal on mööblit on maja, et ega nad ju põrandal ei õpi ja kõik seda köögisisustust ja kõike seda on tarvis ja need kohustused tuleb vallal täita lõppude lõpuks ja me peame olema vastutustundlikud. Remargi korras, et selle ehituse raames me oleme ära jätnud ka selliseid kulusid, mis tundusid meile täna ebamõistlikud, kui me räägime näiteks kooli sellest. Ühe asi, millest me oleme pähe saanud, on see, et me tegime aula, kuhu mahub ainult pool kooli õpilasi, et sellist siin meedias, mis on väga igati mõistlik, et kui meil on suur saal, siis me ei tee suurt saali. Sinna aulasse meil oli kavandatud lava ja selle lava maksumuseks oleks läinud, see oli siis selline
siis oli 8x4 meetrit tõstetav lava, selle hind oleks olnud seal suurusjärgus 100 000, kus käive me jätsime selle kulu ära täna, et me oleme ka sealt nagu selles mõttes kärpinud ja teinud selliseid, nagu ma rääkisin siin, muid vajalikke töid. Aga mis ma veel tahaks öelda, et me ei taha nagu kuidagi, see ei ole kuidagi nagu volikogu kahvlisse panemine, kui nüüd laenu ei võtta, nüüd on nagu hästi pahasti võetud. Et see algne plaan on, see kallinemise osa on see 600 000. Et selles mõttes, et me kindlasti, mis selle laenu võtmise nagu tänasesse päeva toob, on see, et me ei läinud sellist keerulisemat ja vallale kallimat rahastusmudelit, kui see mingisugune leasing variant pikaajaline või me oleks võinud selle peale ka minna ja siis me ei peaks seda laenu siin küsima, aga lihtsalt majanduslikult mõistlikum on need arved täna siin ära tasuda ja selle olemasoleva laenulepingu raames. Ühesõnaga tegelikult on teema selles, et kui täna laenu ei saa võtta, eks ole, siis tuleb liisingut. Siis võtame liisingut, see maksame ikka. Ja siis läheb kokkuvõttes kallimaks. Võites on 5-6, see ehitas on täna 2,7. Täna on see jah, lihtsalt selle ühe objekti lõpuni viimine mõistliku intressikuluga, kui volikogu täna otsustab, et laenu ei võta, on võimalik 2 varianti. Tulla selle küsimuse juurde veel tagasi, meil on selles mõttes aega ja või siis vallavalitsus on sunnitud lihtsalt tegema suurema intressikuluga kokkuleppeid. Milline valla terviklikust finantsvaatest ei ole ilmselgelt mõistlik, kes seda niimoodi vaatab. Nii et see ongi meil volikogu otsustus täna. Nii, aga kui enam sisulisi küsimusi ei ole, siis mis oli majanduskomisjoni seisukoht? Majanduskomisjon nii põhjalikult me ei arutanud, me saime numbritest kohe aru ja me olime selle laenu võtmise poolt, et lõppkokkuvõttes 5 aasta plaanis säästab see meile raha. Selge, aitäh. Aga siis palun volinikel hääletada, kes on laenu võtmise poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 häält, kes on vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 on vastu. Nüüd meil laenu võtmise otsus ei ole vastu võetud, kuna põhimääruse kohaselt ja KOKS-i kohaselt on vajalik selleks kvoorumi nõue, see tähendab 11 häält. Teeme siis kallimalt. Just. Ja palun nimeliselt panna, kes on vastu valla eelarve pingestamist. Tiina, seda oleks pidanud enne valimist. Ja, selles mõttes, et ega kõik on meil avalik istung, nii et kõik on arusaadav, kes hääletas vastu ja kes ei soovi valla vara efektiivselt kasutada. Aga lähme edasi volikoguga ja meil on 3. päevakorrapunkt, on vallavara võõrandamine ja ettekandjaks on täna mitte Aare Lauren, vaid Margus Källe. Jah, teie ees on siis olemasoleva vallavolikogu otsuse muutmise ettepanek, nimelt on Alamise külas üks Kuusiku vahetus, 58 suur, kus asub teatas selline Küprose aegadest pärit elamu ja abihoone. Ja selle hoone allhind oli siis 30 000 eurot, aga paraku ei ole õnnestunud seda kinnistut sellise hinnaga müüa. Ta on olnud kuni 7 korda siis selle oksjoni keskkondades väljas ja isegi viimase hetkega siis nii-öelda vabapakkumisel. Aga ikkagi ja tundub siis kuni lubatud hinnani 14 700 eurot välja, kuid ka sellega ei ole õnnestunud seda kinnistut müüa. Aga nagu siin ka selles eelnõus on kirjas, et on siiski teatud huvi tuntud ja võib-olla päris lootusetu selle kinnistu müüki ei ole, mis ikka siis teeb vallavalitsus ettepaneku, et langetada veel seda hinda 10 000 euroni, et siis panna see avalikule oksjonile siis alghinnana 10 000 euroni. Ega siin midagi täpselt lisad ei ole, kinnisvara turg on selline nagu ta on, et mõnda on võimalik kiirelt müüa, aga mõnda mitte, nii et praegu lühitalt selle eelnõu kokku võtta. Hoone on suhteliselt vana, on päris paranemist, kuidas vanamees on seda külas
optimiseerimiseks. jah, 5800 puutumise kinnistusuur. kõik. Selge, kas on küsimusi? On keegi üldse huvi ka tundnud selle vastu? jah, vähemalt Aarne Veidja ütles, et on nüüd helistatud ikkagi küsitud, aga noh, ta on ikkagi õre, eks ole, see asi jah, et noh, nagu näha, et oksjoni tulemustel pole pakkumist tehtud. Mõte pigem selles, et kas on nagu kohalikud või on kuskilt kaugemalt, seda ei tea. No viimased on pigem nagu kohalikud küsimused, aga jah, kaugelt tulla sinna, see võib-olla ei olegi nii, ta ei ole nii atraktiivne koht, kuskil on mõni mereäärne kinnistu ja midagi sellist. Ehk vanamus Jõgieni poes on ta. No Jõgieni poes on ta. See asi. Aga noh. Kas on veel küsimusi? Majanduskomisjon arutas. Majanduskomisjon toetas vallavara müüki. Selge. Anname hääletusele. Vallavara võõrandamine, vallavolikogu 10.02.22 otsuse muutmine, määrata siis alghinnaks 10 000 eurot ja kes on selle poolt, annab käega märgida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No kui siis ära ei lähe, siis tuleks panna 1 euroga ja... Ei no ta hakkab samamoodi käima. Ei, selle hinnaga on nööbist kinni võetes öeldud, et pange sellega müüki. Jooksvate kulude katte. Aitäh, meil päevakorrapunkt 3 on ammendunud, otsus on vastu võetud, lähme päevakorrapunkti juurde 4 ja jätkab Margus Källe, see on Tallinna maantee 31 Virtsus detailplaneeringu kehtestamine. Mardo? Jah, ma paluks arutelult ja hääletamiselt taandada. Selge, saab protokolli. Nii, austatud vallavolikogu liikmed, et teie ees on siis praegu Virtsu Tallinna maantee 31 kinnistu detailplaneering, mis on juba volikogu istungil olnud juba õige mitu korda, alates algatamisest ja siis vahepeal ka vastuvõtmine. Nüüd on siis planeeringu koostamine jõudnud finišisse. Tegemist on siis meeldetuletuseks kunagise Virtsu kalatehase territooriumiga, üldplaneeringut muuta detailplaneeringuna, kogu see maa-ala kavandatakse täielikult ümber ja lisaks ka veel vähendatakse rannaehituskiluvööndit, mille eelduseks ongi üldplaneeringut muuta detailplaneering, sellest ka see pikem, keerulisem ja aeganõudva menetlus. Nüüd siis võrreldes viimase korraga, kui see planeering oli volikogus, toimus ära avalik väljapanek, avaliku väljapanekul arvamusettepanekuid ei esitatud, mis tähendab seda, ei olnud tarvis ka seadusest tulenevalt korraldada avalikku koosolekut. Avalik koosolek oli siis, kui oli avalikul väljapaneku planeering eskiis ja siis oli ka inimesi kohal ja siis seda ka plaanid lähemalt tutvustati Virtsu inimestele. Nüüd vahepeal siis käis ka planeering ära Keskkonnaametis selleks, et saada nõusolek rannaehituskiluvööndi vähendamiseks. See nõusolek lõpuks Keskkonnaametit peale mõningaid seiklusi tuli ja seejärel siis tuli esitada detailplaneering ka Maa- ja Ruumiametile heaks kiitmiseks. See on jällegi planeerimisseadusest tulenev protseduur, kuna on tegemist üldplaneeringut muutva planeeringu. Sealt tuli vastus suhtluse tõttu, et siis nemad kiitsid ka planeeringu heaks. Nii et sellega ei tohiks olla enam takistusi selle planeeringu kehtestamiseks. Kokku on see 29 krunti nii tootmismaa, ehk siis see keskosa, kus siis kalatehasehooned olid, see jääks tootmismaaks. Siis krundi põhja- ja lõunapoolsed küljed on kokku 11 elamukrunti vaatega õhku päikesega merele. Siis veel lisaks tee ääres ka paar ärimaa krunti, näiteks üks on tankla, aga samuti ka siis üks hoone, mis on siis juba ka tegelikult juba ka nii-öelda rannahoonene kasutuses, et see on siis ette nähtud ühiskondlik kasutusse. Samuti on ette nähtud siis juurdepääsud Kallasrajale, rannapromenaad ja tegelikult ka 2 tänavat Virtsusse juurde. Üks oleks siis Kalatehase tänav ja teine Promenaadi tänav, et need tegelikult nimetused on juba vallavalitsuse poolt antud. Ja need on ka tegelikult planeeringu lahendus näeks ette, need oleks siis avalikus kasutuse sees. Ehk siis 29 krunti, minu praktikas on kruntide arvult see kõige suurem planeering
ehk siis ja kui mõelda selle koha peale ka, kus ta asub, siis ka selles mõttes kõige mastaapsem. Ehk siis kui see nüüd rakendub, siis see oleks tegelikult ütleme Virtsule suur asi, vaid kogu piirkonnale laiemalt. Nii on nüüd väga lühidalt siis see tutvustus. Nüüd ettepanek on nii vallanduse keeles. Nii, kas on küsimusi? Ja palun meil. Vaatasin kaardi pealt, et kus see promenaadi teine ots välja jõuab, et üks tuleb siia suure tee peale, ma saan aru. No siin on nagu jätnud võimalus arenguga põhimõtteliselt, vaata siit hakkab jalti pihta, siit sadama suure tahe, siit tuleb niimoodi, siit jalti siia, see päris promenaad rohkem siin rannahoone juures. Ja vaata siit esikülje poolt oleks maha pööranud siit vahelt uuesti tänava peale, aga samas nagu planeering näeb nagu ette, et kui parkimist ka siia elavaid ette midagi edasi minna, siis kuni siia. Aga noh, see sõltub juba arendaja enda soovist ja kuidas tööd lähevad. See on võimalus lahti, et sisuliselt tegelikult tead lahti kogu see kallas. Et üks on siia alla, siis teine, siis ka veel üks planeerimine ühega jalal käijate tee tulekus ja kõnni tee. Mingid jupid seal on juba olemas. Seal üleval on väike jupp ka siin, et muusse silla teha. Sealt alustada. No jah, talvel saab esimesed poolma tee peale valmis panna. Sealt hakatakse jääd lõikama. Ja siis on sees kõige vana sadama projekt see, et alguses oli ka plaan, et seda natuke huvi pikemaks ja laiemaks, kuna suur ala tuleb praktiliselt veel hiilik lõpeb ära. Siis on keskkonnamõjude uurimise asjade vaja rohkem ja et selle ühe sadama krundiga kogu planeering seisma jääks. Siis on pigem selline lahendus, et kui nüüd on soov vana sadamaga midagi täpsemalt ette võtta, siis teeb sinna eraldi planeeringu peale, et see sadama arendusi takistaks ülejäänud asja elluviimist. Ja tegelikult sadama territooriumi on siia ette nähtud ja tegelikult sadama, see on registreeritud sadama registris ja sadama registris registreeritud sadama territooriumi võib ka ehitusvööndis tegevusi teha tegelikult. Aga kõigi selle Keskkonnaameti ja nende Maa- ja Ruumiameti käikude tulemusel tegelikult planeeringu lahendus põhimõtteliselt ei paika, seal niisuguseid olulisi muudatusi vaja teha ei ole. Ehituskeeluvööndid vähendati selle rannahoone juures, et sinna saaks nii-öelda seda avalikkuse suunatud asju merekaldale panna, et teine on siin selle sadama kõrval, et see aring, see koht. Et siin on siin puhkala, kus siis saaks ka piltiga töödes tohi seda viiruskabiini juba, see ehituskeeluvööndis seda vähendatud ei ole. Aitäh, Margus, kas on küsimusi veel? Repliigi korras, et eile oli Virtsus-koosolek ja siis süüdistati valda, et vald ei arenda nagu Virtsust, ei ole võimalust. See on vastus nüüd Virtsu elanikele tegelikult, et mis on ära tehtud ja suur detailplaneering vastu võetud, et tehke ainult. Ja vastus? No kaua on läinud, aga muidu päris hea. Ta oli Keskkonnaametis 3-4 kuud. Ma räägin aastat. Et kuhu need aastad kadusid meeles? Ma räägin aastat. Planeerimisprotsess on paraku selline. Jah, siin on menetluses ennegi neid väiteid öeldud, et vald ei tegele, aga tegelikkuses ei ole vallas seisnud kauem kui 30 päeva ükski dokument. Aga see selleks, kui ei ole rohkem sisulisi küsimusi, kas majandusosakond arutas ka? Majanduskomisjon arutas, osakond palju arutanud, komisjon arutas teda ja toetab igati valla arengut, et detailplaneeringu vastu või eriplaneeringu vastu toetab. Detailplaneeringu kehtestamist? Selge. Paneme hääletusele päevakorrapunkti 4 Virtsus Tallinna maantee 31 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine ja kes on selle poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Poolt 14 häält ja otsus on vastu võetud. Ettevõtja saab edasi hakata asja arendama. Puhas rõõm. Nii, aga siis liigume edasi päevakorraga ja meil on projekteerimistingimuste andmine. Neid punkte tuleb meil nüüd järjest 5, 6, 7, 8 ja kõik nad puudutavad päikeseparke, et mu ettepanek on tegelikkuses
nii nagu riik vahest toredalt teeb, kobaras asju arutada. Margit taandab ennast. Jah, kui arutelu ja hääletuse juures, siis et minu ettepanek, kuna nad tegelikult oma olemuselt on kõik sarnased, siis Margus räägiks meile kõik need punktid ära ja järjest need 4 päevakorrapunkti ja siis saaksime korraldada hääletamise. Jah, et siis tegemist on tegelikult meil tuuleparkide eriplaneeringu alaga 2, kus on see eriplaneering kehtestatud, see on siis seal Varla kandis Helmküla ja ka Jupiga Pihaküla territooriumil ja siis osaühing Laanenurga Päike esitas ka siis liiklusregistri taotluse planeerimistingimused 4 päikeseelektrijaama projekteerimiseks, projekteerimistingimused ei anna veel luba ehitamiseks. Et nad on jah 4 tükki, aga noh, taotleja on kõigil 1 ja ühel territooriumil ja eks nad on omavahel tegelikult seotud. Nüüd, kui nüüd seda kaarti nüüd vaadata, siis need sinised laigud või ruudud on siis võimalikud kohad, kuhu siis võiks päiksepaneele panna. Nüüd see lai roheline riba on siis pärit tuuleparkide eriplaneeringu lahendusest ja keskkonnamõjude hindamisest ehk siis roheline koridor, kuhu ei tohtinud eriplaneeringu järgi paigutada tuulikuid. Ja ehk siis ka sama põhjusel ei tohi sellesse koridoriga panna siis neid päikesepaneele, siis hoida lahti siit suurest Pärnu poolt valdavast metsamassiivist loomade liikumine siia kuskil mere äärsesse olevasse tugialasse, vaevalt tugialasse. Nüüd projekteerimistingimust on kohe algusest peale kirjas, et nad peavad arvestama sellesama eriplaneeringu lahenduse ja ka keskkonnamõjude hindamise tulemustega ja sellest lähtuma. Ja ei tohi olla takistuseks siis selle eriplaneeringu elluviimisel. Nüüd ja järgmine oluline tingimus, mis on, et need samad punased asjad siin, et jooned see on tegelikult eriplaneeringuga maha märgitud võimalikult juurdepääsu teed tuulikutele. Ehk siis kui nüüd päikesepaneelidele on vaja juurde saada, siis kindlasti ainult kasutada neid eriplaneeringuga ette nähtud teid. Nüüd siin on veel ka näha sellised katerdlikud punasjooniga ruudud. Neid on tegelikult tuulikute hoonestusalad eriplaneeringuga ette nähtud. Ehk siis kui te näete, siis need enam-vähem need paneelide paigutamise kohad ja siis tuulikute asukohad suures plaanis need kattuvad. Ja nüüd kommentaariks kogu selle asjale juurde veel, et miks ta nendele lapiline on, tehti projekteerimistingimused küsiti nagu kogu kõikide vastuüldsuste kohta, siis kuna on olemas eriplaneering keskkonnamõjude hinnang, seal juures on taimestiku ja linnustiku uuringud, kus on juba ära näidatud, kus koha peal asuvad kaitsealused taimed ja linnud paigad, siis nende siniste asjade maha märkimisel on vältsitud neid keskkonnamõjude hindamise tulemusega välja tulnud kaitstavate taimede ja lindude asukohti. Ja teine asi veel, siin nüüd Lääne-Servas näete, et kuskil iseenesest võiks see tulla siia teeni välja, mis on see riigimaantee, aga siit jookseb 10 liin 100-150 200 meetri kaugusel sellest maanteest ja külast, ehk siis mitte tulla nende paneelidega ligemale sellest 10 liinist teele. Selline lahenduse kohtuvõtt, aga tegelikult see on alles tingimused projekteerimiseks, et kui kiiresti projekteeritakse ja kas ja millal ehitama hakatakse, see on täiesti omade lugu, et siin ei ole mõtet seda näidata. Aga nüüd võrreldes selle eelmise korra, kui oli see buum aastal 22-23, kus ligi 40 projekteerimistingimuste taotlust oli meil vallas sees päikeseelektrijaamade ehitamiseks, siis see on selles mõttes erinev. Ja ma arvan, et üle Eesti hakkab sarnaselt asjad veel tulema, kus siis kui taastuvenergeetika tootmine pigem koondatakse ühtedesse punktidesse kohta, näiteks tuulikupargi juurde, kuna enne kui tuulikuparki kõige massiivsem asi ehitatakse, siis ehitatakse ka ühendus põhivõrguga.
ja siis on nagu majanduslikult otstarbekas, kui on soov päiksepaneele panna, siis võib tuulikute juurde ja ma arvan, tulemus on mingi hetkel kolmas element, need on akupangad, sest tuul ja päike on ju see voolu tootmine tegelikult kuuslik. aga mõnes mõttes nad teineteist täiendavad ja katavad, nii et aga nagu ma ütlesin, tegemist on praegu tingimustega projekteerimiseks ja miks see asi volikogus on, siis ta räägib volikogu meie vallas delegatsiooni norm ütleb, et sellises mastaabis päikseelektrijaamade asju peab projekteerimistingimustes otsuse vastu võtma volikogu. Nüüd väga lühidalt, aga kõik on sisuliselt üks ja sama asi, ainult et nad on esitatud 4 erineva taotlusena, kuna siin nagu vahed on nendel jaamadel sees ja seal võib-olla annab ka arendajas paindlikkuse, et mida, kus ja kui palju ta tegelikult teeb. Merike laseb need plaanid lihtsalt nii-öelda kõik volikogu liikmetele silme ette ja Margus 2 sõnaga saad juurde seletada, et siis on nii-öelda üle. Ja ega siin nüüd midagi, siin kõige põhjapoolsem jaam on nüüd see, et siis on tuulikute juurdepääsu tee, nii siit kulgeb näiteks selle elektriliid, samuti siit kõrvalt läheb juba selle väli olemusele tuulikute alla kaabli, elektrikaabli lähevad juba siit sinna siis selle Kalvi jaama poole või selle avajaama suunas, nüüd siit on vahe on sees. Nüüd on siis järgmine koht, siin nagu ma ütlesin, see 10 liin, siit liinist siiapoole, et oleks kaugemale asustusest. Ja veel omakorda, mida tähele panna, on see, et see on nagu liigendatud, näiteks siin see Kütioja, alla Kütioja 100 meetrit siiapoole on Kütioja kaldaehitustele veel piiranguvöönd, kuhu ei tohi ka tuulikuid panna. Sinna siis mitte päiksepaneele panna, ehk siis tekib ka siia selline koridor, kus ta ei ole nagu lausaline. Siin ei olegi tuulikuudepääsu teeks. Kui palju tegelikult seda projekteerimine, et ma ei ole mõtet projekteerija eest, meil siin rendib tööd ära teha. Et seda me vist taastasime. Sama kõik 4. Need on jah, iseloomad on sarnane. Piirkond on täpselt üks. Ja ta jääb selle tuulikute eriplaneeringu planeeringuala sisse. Et ta on omale seal. Aga prioriteet on tuulikupargil, et need paneelid ei tohi saada takistuseks tuuliku selle eriplaneeringu elluviimisel. Jääkukukas lõhub ära. Väidetavalt pannakse nüüd juba need tiilikute sisse soojendused, et seda jääd ei lasta tekkida. Küll tohib küttida. Siis ei ole jääd ka. Siis on jää paneelide peal. Paneelid mitte. Nii. Selge. Aga siis hääletame need ikkagi nii-öelda eraldi punktidena. Kõigepealt siis kalda päikesele komisjon jah, vaatas kõik need ka läbi. Komisjon vaatas ka kõik punktid läbi koos ja toetas siis kõiki nende päikeseelektrijaama projekteerimiste tingimuste andmist. Selge, aga paneme siis hääletusele järjest projekteerimistingimuste andmine kalda päikeseelektrijaamale, kes on poolt? 1, 2, Ma vaatasin, et see on see halsu ja tagapool. 7, 8, 9, kes on vastu? 1, 2, 3. Rohkem meil vist volikogu liikmeid praegu saalis pole ka. Nii, võtame projekteerimistingimuste andmine Männimäe päikeseelektrijaam, kes on poolt. Korra küsist, see on valda halsu ja tagapõllu, et... Aga kastritusüksused. Nendega kastritusüksuste peale. Okei. Ja on üks. See jäi mul lihtsalt. Projekteerimistingimuste andmine Männimäe päikeseelektrijaamale, palun anda käega märku, kes on poolt. Või tahadki koalitsiooni teha või taha? 3 tükki. Üks oleks olnud 2, 3, 4, 5,
Miks koalitsioon? See ei ole lubatud. 9 poolt, kes on vastu? Vesi, 2, 3. Nii, järgmine on meil Vana Andrese päikeseelektrijaam, kes on poolt? 1, 2, Isegi Andres. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 poolt häält, kes on vastu? 1, 2, 3. Nii, ja viimane on Metsandi päikeseelektrijaam, kes on poolt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja kes on vastu? 1, 2, 3. Selge, aitäh. Aitäh Margusele. Tehtud. Ja järgi jäi meil 12. Kuidas see oli see? Klassika. Nii, Erika võtab ette, meil on vaja Pärnumaa 2035 pluss, jah, see oli õige. Oli, seal oli seletuskiri. Just, seletuskiri. Ühesõnaga, meil on arengustrateegias vaja muuta ühte numbrit, me oleme arengustrateegia põhimõtteliselt vastu võtnud. See numbriline muudatus on tingitud siis ühe numbri muutusest, teised kohalikud omavalitsused on selle läbi hääletanud. Nii et see on selline lühikokkuvõte sellest eelnõust. Arengustrateegia on meil iseenesest Pärnumaa oma 2035 vastu võetud ja siin me peaksime siis muutma vastavalt siis toodud tabelis projekti kokku summa 380–352 eurot. Laenu ei pea võtma, Meelis. See on Meelis, see on seal sees. Just. Nii et ega siin rohkemat nii-öelda täiendavalt midagi lisada ei ole. Tegelikkuses on selle ühe numbriline muudatus, mis tuleb lihtsalt nii-öelda ära kinnitada, et Pärnumaa arengustrateegia oleks kinnitatud kõigi Pärnumaa kohaliku omavalitsuste poolt samade numbritega. Nii et kas on küsimus? Küsimusi ei paista, majanduskomisjon. Majanduskomisjon arutas ka ja toetas arengustrateegia. Selge. Aga siis palun volinikele anda käega märku, kes on Pärnumaa arengustrateegia muutmise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ja kes on vastu? 1. Ei võta laenu. Nii. Siis on... Sa võid elukohta vahetada. Siis on meil ka see otsustus vastu võetud. Nii, ja meie praegusel hetkel siis tänase päevakorra viimase punktina on jaoskonna komisjonide moodustamine Lääneranna vallavolikogu valimiste läbiviimiseks ja ettekandjaks Karoliina Post. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, et siin on eelnõu, mille kohaselt siis on ettepanek, et volikogu moodustaks 4 valimisjaoskonda, nii nagu on olnud see varasemalt. Ja valimisjaoskonnad on siis enamused 5-liikmelised ja 2 asendusliiget, see on siis seadusest tulenev miinimumnõue. Ja siis 3. valimisjaoskond on mehitatud suurema hulga inimestega, sest see on siis selline valimisjaoskond, mis
töötab terve nädala. Seal on 7 liiget ja 2 asendusliiget. Et eelnõuga olete tutvunud, et nimed on siin kirjas, et ma ei hakka neid ette lugema. Siis erakondade ja valimisliitude poolt on ka esitatud mõned kandidaadid, aga neid väga palju ei olnud, et enamused on vallasekretäri poolt esitatud. Ja aitäh! Tänud, Karoliina. Kas on küsimusi volinikel? Ja kõik teavad, et on komisjonis. Komisjoni liikmed on kõik andnud nõusoleku, digitaalselt allkirjastatud nõusoleku liikmed olemiseks. Kui see on ka volikogu poolt kinnitatud, siis selle info ma nendele ka edastan. Ja siis komisjonide esimehed saavad hakata tööd tegema ja plaani pidama, kuidas tööaega jaotada. Selge. Kui ei ole rohkem küsimusi, siis paneme hääletusele kinnitada siis jaoskonnakomisjonide moodustamine valimiste läbiviimiseks. Seda me kõik ootame, Meelis. Joo. Selge. Väga hea. Siis hääletame, kes on selle poolt. Annab käega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Väga kenasti lõppes 13 käe poole hoiuga meie tänane volikogu istung. Nii et siit on ainult heasti edasi minna. Nii et arvestades asjaoluga, et mu soov oli küll, et vallavalitsus võiks meil anda siin ülevaate, aga kuna täna vallavalitsuse liikmetest on majandusosakonna juhataja tuuleparkide eriplaneeringu kohtuistungil ja sotsiaal- ja haridusvaldkonna vallavalitsuse liige ka ei saanud täna osaleda, et siis lükkame selle meie viimasesse volikogusse, kus annab siis vallavalitsus ka ülevaate sellest, tuuleparkide kohtuistungil? Käivad nende samade, mis meil praegu. Need päitsepargid olid meil. Ei, seda küll, aga kas sama ala või? Sama piirkond. Sama piirkond. Selles mõttes, et need ka saab katastriga. Kuidas? Ala 2 kohtuistung. Seal on vaidlustanud üks huvitatud isik. Volikogu otsus ju me oleme vastu võtnud ala 2. Seda on vaidlustanud üks huvitatud isik, kellega on kohtuistung täna. Nii et see toimub praegu. Volikogu liikmed polegi enam nii palju. Või neid vallavalitsuse liikmeid polegi enam nii palju, aga võiks anda. Juba koju läheb vara veel ju. Tööl. Nii on. Aga lõpetame siis tänaseks. Aitäh kõigile ja me kindlasti kohtume korra veel. Meil on võimalus vastu võtta üldplaneering ja suunata see avalikule väljapanekule. Ma näen, et see volikogu koosseis saab seda kenasti oktoobrikuus teha. Kui on vajadus siin kui on vajadus nii-öelda odavam finantseerimisvõimalus veel leida, siis me arutame selle läbi vallavalitsusega ja vastavalt volikogu töökorrale siis volikogu esimees kutsub kokku vajadusel ühe volikogu siia vahepeal. Et sellega on tänane istung lõppenud. Aitäh teile ja kohtumiseni veel.